No tere jälle kõikidele lahedatele, ägedatele Kohala TV jälgijatele. Täna asume siis jälle uue, värske, põneva, vürtsika, hariva episoodiga, millest ma täpsemalt räägin, mida me arutame, millest te jälle teada saate, seda saategi kohe teada. Tänases osas ma räägin teile lemmikloomadest, täpsemalt kassidest, te iseloomu kohta, erinevate kasside tõugude kohta. Kõik suured kassisõbrad, vaadake järgnevat osa ja kuulake tähelepanelikult. Esimene kass on siukeste nunnukeste silmadega, suuremate kõrvadega, kus teda leiduda võib, näiteks Põhja-Aafrikas. Värvuselt ta võib olla oranž. Lähme uurime ja vaatame siis lähemalt. Abessiinia kass on lühikarvaline kassitõug, mis arvatakse põlvnevat Egiptuse emasest kassist nimega Suula, kelle üks Briti sõdur võttis Abessiinia sõjast tulles Aleksandria sadamas laevale ja 1868. aastal Inglismaale, kus Sula paaritati Inglise tiigrikava vöödilise kassiga ning õige abessiinialikum poeg paaritati oma emaga. Arvatakse, et kõik Euroopa, Ameerika ja Austraalia abessiinia kassid pärinevad Suulast, kuid USA abessiinia kasside genofondi on rikastanud vähemalt ühe, võib-olla isegi 3 Liibüast või ehk Egiptusest toodud kassi abil. Segunemise tõttu on tänapäeva tõul metsik lõvilaadne väljanägemine. Põhja-Aafrikas leidub väidetavalt veel metsikuid abessiinia kasse. Arvatakse, et muinasegiptlased austasid selle tõu esivanemaid jumalanna Basteti kehastustena. Abessiinia kass on üks populaarsemaid lühikarvalisi kassitõuge USAs. Neid kasvatatakse ka Eestis. Meeldib sageli isegi inimestele, kes ei pea end kassi armastajaks. Karv on tihe, elastne ja läikiv mitmesugust värvi tumedamate triipudega. Kõrvad on suured, eemal ja ettepoole kaldu. Saba on pikk, teranev ja otsast tumedam. Silmad on kuldsed või rohelised ja väga kaldus- ja mantlikujulised. Näoilme on intelligentne ja ergas. Abessiinia kass on särtsakas tõug, kes on tuntud kiiruse poolest ning selle poolest, et nad armastavad päikeseid paistet ja peesitamist. Ta on rahulik, kuid aktiivne ja meeldida püüdev. Armastab kõrgust, võib kõndida rihma otsas, armastab vett ning vaadata tilkuvaid kraane. Kas oskate öelda, milline näeb välja siuke kass, kes kannab tõu nime Devon Rex? Tal on siukene sihvakas kere, natukene nagu lokis karvakesed, hästi siuke armas ja nunnu. Devon Rex on intelligentne, lühikarvaline kassitõug, mis põlvneb 1960. aastal Inglismaal sündinud kassist Kirleest. Devon Rexidel on sihvakas keha, lokis karv ja suured kõrvad. Nad on võimelised omandama keerukaid trikke ning tunnevad ära nii oma omaniku nime kui ka iseenda nime. Devon Rexil on lokis ja väga pehme lühike karvkate, mis sarnaneb Corn Rexi omaga. Sellepärast arvatakse sageli, et nad on kõige vähem allergiat tekitada võivad kassid, kuid tegelikult nad ei ole hüpoallergeensed. Tüüpiline Devon Rexi kass on aktiivne, vallatu, mänguline ja väga inimsõbralik. Neid on kirjeldatud kui kassi, koera ja ahvi vahepealset looma või kõige tuntumalt ahvi kassi nahas. Nad hüppavad kõrgele ja tahavad hõivata kõiki kohti, mis sobivad nende suurusele. Selle iseloomujoone tõttu leiavad omanikud tihti need veidratest nurgatagustest ja kappide kitsastest kohtadest, riiulitelt või pesukorvistest. Devon Rexid eelistavad olla kõrgemates kohtades ja on võimelised ronima väga kõrgele, et olla toa kõige kõrgemas kohas. Neid on suhteliselt kerge ülal pidada. Enamik Devon Rexi tõugu kasse valib tavaliselt omaniku perest ühe inimese, kellele nad suunavad oma armastuse ning kelle peale nad kõige enam lesima lähevad ja kelle vastu nad end hõõruvad. Devon Rex on väga intelligentne tõug. Neid saab lihtsasti treenida rihma otsas kõndima, õpetada asjade toomist või trikke, mis on tavaliselt seotud hüppamisega. Järgmist kassi teavad kindlasti paljudel teil on see kass ka kindlasti kodus olemas. Tegu on ühe suurima kassitõuga, aga millisega? Maine Coon kass on maailma üks suuremaid kassitõuge. Tõug on nimetuse saanud Ameerika Ühendriikide Maine'i osariigi ja oletatavasti Inglise meresõitja Charles Cooney järgi. Liigile on omased iseloomulik välimus, tugev luustik, kolmnurkne kere ja karvastik rinnal ning suurepärased jahipidamisoskused. Nad on tuntud oma mängulisuse, intelligentsuse ja õrna loomuse poolest. Sellest on liig saanud hüüdnime õrn hiiglane. Maine Coon kassid ei vaja eridieeti, kuid oma suuruse tõttu vajavad energia saamiseks rohkem toitu.
Nendele kassidele saab õpetada üsna lihtsalt samu trikke, mida õpetatakse koertele. Maine Coon kassid ei ole pesukarudega suguluses, kuigi paljud teooriad seda väidavad. Mõnel kassil on rohkem varbaid kui teisel samatõulisel. Neile meeldib ujumine, tänu vee kindlale kasukale on nad ka head ujujad. Maine Coon kass on üks vanemaid looduslikke tõuge Põhja-Ameerikas. Kindlad teooriad selle kassitõu päritolu kohta pole, kuid on päris mitu teooriat, kuidas kassiliik võis Ameerikasse jõuda. Pole kindlalt teada, kui vana kassitõuga on tegemist ning millal see Ameerikasse jõudis. Isased kaaluvad 6–8 kilogrammi, emased 3,5–6 kilogrammi. Täiskasvanud kassi kõrgus jääb vahemikku 25–40 sentimeetrit ja pikkus ninast sabaotsani on kuni 1 meeter. Maine Coon kass on pikakarvaline kass. Karvkate on pehme ja siidine, kuigi tekstuur võib varjata värvi. Kaelal ja rinnal on lõvidega sarnaselt kolmnurkse kujuga karvkate. Järgmine kass meenutab välimuselt natukene nagu miniatuurset siukest pisikest metskassi. Välimuselt on ta leopardi tähniline. Leopardi tähniline ookerkass näeb välja nagu miniatuurne metskass. Nimetuse on ta saanud sarnasuse tõttu kauge metsiku esivanema otselotiga. Esimene ookerkass sündis USA's Michigani osariigis 1964. aastal. Ookerkass on segu Abyssinia Siami, Ameerika lühikarvaliste ja veel paarist tähnilisest tõust. 1987. aastal registreeriti kassitõug Ühendriikides ja hiljem ka teistes riikides. Ookerkass on suurt kasvu ja tugeva kehaehitusega. Keha ja saba on ühtlaselt tähnilised. Käppade rõngakesed, kael on lahtine kaelus. Kassi kõrvad on suured ja tugevad. Mandlikujulised silmad, kas kullakarva, rohelised või taevasinised. Ookerkass on mänguhimuline, väga kiinduv ja lahkeloomuline. Teda kutsutakse ka kasskoeraks, kuna ta käitub sageli koera kombel, toob palli, reageerib nimele ning käib omanikule pai tegemas, nagu koer. Ta talub hästi reisimist ja harjub kiiresti uue elupaigaga. Nüüd tuleb teie ette Briti lühikarvaline kiisu. Ta on siuke hästi nunnukese näoga, siukse pehme karvaga. Tüüpiline Briti lühikarvaline on leebe, sõbralik, tasase loomuga vähenõudlik kass, kes ei tee valju häält. Ta on üldjuhul arukas ja rahulik ning vastab kiindumusele meelsasti. Nad on kohanemisvõimelised, seega võivad elada nii korteris kui ka maamajas. Esimesel 2 eluaastal on nad sama mänguhimulised kui muud tõugukassid. Hiljem muutuvad rahulikumaks. Oskavad endale ise tegevust leida, võivad tundide kaupa magada, kui peavad siiski lugu silitustest ja lähedusest. Saavad üldiselt läbi ka teiste kasside ja koertega. Sobivad ka lastega peredesse. Briti kassi kasukas on küll lühike, kuid üsna tihe, mistõttu tuleb seda regulaarselt hooldada, põhjalikult harjata ja kammida. Tähtis on kassipoegi maast madalast iga päev kammimisega harjutada, et see ei muutuks neile hiljem vastumeelseks. Silmi ja kõrvu tuleb vajaduse korral õrnalt vatipulgaga puhastada. Kasuka läigitamiseks võib kasutada harjamiskinnast või siitsalli. Põhitunnused on suur ja kogukas, aga mitte ülekaaluline, keskmise suurusega või suured kassid. Kehaehitus on tugev, lame selg, lai rind, lai rinnak ja õlavööde. Pea on väga lai ja ümmargune, tugev lõug, lai kolp. Põsed pruntis, kael lühike ja jäme. Kõrvad keskmise suurusega, pea juures laiad ja ümaratipulised ning asetsevad teineteisest kaugel. Saba pikkus on proportsioonis kerega, juure lähedal jäme. Saba peeneneb ümara otsa poole. Kasukas lühike ja tihe, mitte kahekordne või villatauline. Puudutamisel tundub karv elastne ja turris. Silmad on suured, ümmargused ja hästi avali. Värv sõltub kasukatoonist. Nina on võrdlemisi lai, lühike ja sirge. Lõug tugev ja hästi arenenud. Jalad on lühikesed kuni keskmised ja tugeva kondiga. Käpad suured ja ümarad. Järgmise kassi nimetus on samuti orientaal. Ta natukene sarnaneb isegi Siami kassiga. Lühikarvaline orientaal on Tai päritolu kassitõug. Arvatakse, et see tõug põlvneb Siami kassist, sest seda tõugu kassid on Siami kassi iseloomu ja kehaehitusega, aga erinevad karvkate poolest. Sarnaselt Siamitega on nad väga intelligentsed, uudishimulikud ja seltsivad. Nad on lojaalsed, energilised ja nõuavad palju tähelepanu. Sage üksikolek viib depressiooni ja terviseprobleemideni. Neil on mandlikujulised silmad, kolmnurgakujuline nägu ja suured kõrvad. Kuigi nad paistavad suhteliselt kiitsakad,
siis tegelikult on see tõug päris lihaseline. See on tõenäoliselt maailma värvilisim tõug. Registreeritud on üle 300 värvi ja mustri kombinatsiooni. Populaarseimad värvid on must, šokolaad, sinine, lilla, valge, punane, kreem, kaneel, aprikoos, karamell. Mustritest ühevärviline, erinevad triibude ja täppide kombinatsioonid. Kõik värvid ja mustrid võivad esineda veel varjundiga. Hõbe, suits. Silmade värv erineb samuti siiamite omast. See on smaragdroheline. Pea on kiilukujuline ja silmad orkavalt suurte kõrvadega. Kasukas on lühike ja siidine. Armastavad sooja ja ei ole sobivad külmas kliimas õues käimiseks. Selle kassi tunnevad kindlasti nüüd kõik ära. Ta on valge või hallikas valge. Saba on tal musta värvi, käpaotsad on ka mustad, nina on ka must. Silmad, mis värvi on? Ei ole rohelised, ei ole kollased, vaid enamasti on sinised. Siami kass on Kagu-Aasiast pärit kassitõug. Esimesed ülestähendused Siami kassist pärinevad Aasias asuvast Siami riigist, hilisema nimega Tai. Siami kassi on esmamainitud 17. sajandil. Siami kass on sündides täiesti valge. 3-4 nädala möödudes hakkab karvkate esimesena nina ja kõrvade ümbrus. Hiljem üle keha järk-järgult omandama pruunikat varjundit. Mida vanem on kass, seda tumedam ta on. Siami kassid on väga elastsed, nõtke kehaga aktiivsed kaslased. Siami kassid võivad olla nii lühi kui ka pikakarvalised. Väga nõtked ei ole kalduvust rasvumisele, pikaajalised, siniste silmadega ja hea kuulmisega. Legendid Siami kassi üliagressiivsusest ja inimeste ründamisest pärinevad muistsetest aegadest, kui legendi kohaselt suleti kuninga surma korral hauakambrisse ka Siami kass, kes pidi kaitsma hauakambrit rüüstajate eest. Tõenäoliselt johtus see uskumus kassi eriskummalisest omadusest. Kassi silmade värvus muutub ründevalmiduse või ärrituse korral helesinisest punaseks. Siami kasside ilusad sinised silmad ei tekkinud lihtsalt juhuslikult. Geen, mis määrab Siami kasside karvkatte, piirab ka nende silmades olevat pigmenti ja selle tulemuseks on just sellele tõule iseloomulikud helesinised silmad. See ei ole sugugi iseseisev kassitõug ja neile ei meeldi keskkonnas, kus nad peavad tavapäraselt pikka aega järjest üksipäini kodus olema. Siamil kass võib isegi masendusse langeda, kui teda liiga sageli järelevalveta jätta. Ja kui su peres juhtub olema üks neist ilusatest kassidest, märkad kindlasti, kuidas ta sul uhkelt mööda maja järel käib. Nende rahuliku ja õrna iseloomu tõttu sobivad Siami kassid väga hästi ka lastega, tehes neist suurepärase valiku perelemmikloomana. Vast sündinud tõupuhas Siami kassipoeg tuleb siia maailma täiesti palgena. Aja möödudes hakkavad nende kehas oleva soojustundliku geeni mõjul kujunema välja eraldusmärgid, umbes 4 nädala vanusel. Selle tulemuseks ongi kuulsad Siami täpid, mustad, pruunid, lillad, sinised, mida on näha kasside jahedamatel kehaosadel. Järgmine kass on ka samuti huvitav nagu kõik eelmised kassid. Tegu on Bengali kassiga. Lähme, vaatame ja kuulame selle erilise kassi kohta natukene lähemalt. Bengali kass on kasslaste sugukonda kuuluv loom. Bengali kass on väike, kodukassist pisut kogukam kasslane. Tema karvkate on üsna kirju ja see on alamliigiti erinev. Tema tüvepikkus on 75–90 cm ja sabapikkus 35–37 cm. Jalad on võrdlemisi pikad ja pea väike. Nende elupaikadeks on kõrvalised mägimetsad, männimetsad, harvemini põõsas, tihnikud, asulate lähialad ja loomaaiad. Nad püüavad toiduks peamiselt väikseid loomi, hiirlasi, uruhiiri, oravaid ja linde, vahel murrab jäneseid. Söögiks kõlbavad ka maod ja nahkhiired. Ka hõlmikpuu viljad, aidates sel viisil kaasa hõlmikpuu seemnete levikule. Bengali kassitõug on metsiku Bengali kassiliigi ja kodukassi ristand. Teda tutvustati kassinäitustel 1970. aastatel. Tavaliselt lubatakse seda hübriidi lemmikloomana pidada ilma loata. Kuna eesti keeles nimetatakse nii iseseisvat liiki kui ka uut kodukassi tõugu Bengaliks, võib tekkida segadus. Bengali kasside paaritumisajad on levila piires varieeruvad. Bengali emakassi tiinus kestab 65–70 päeva. Peesakond koosneb kuni 4 kassipojast. Osadel andmetel osaleb poegade hooldamisel ka isa kass.
Bengaali kass on levinud Afganistani idaosas, Pakistani põhjaosas, India rannikul ja põhjaosas, Myanmaris, Laoses, Tais, Indoneesias, Malaisias, Vietnamis, Sumatra, Java, Bali, Borneo ja Taiwani saarel, Nepaalis, Koreas, Kambodžas, Filipiinidel, Hiinas ja Jaapanis. Selline siis saigi tänane osa. Loodan, et olete jälle mõnevõrra targemad ja haritumad kasside poolest. Kui on mingi lahe idee, mida minuga jagada, et saaksin jälle uut osa teha, siis kindlasti kirjutage kohalatv2@gmail.com. Loomulikult ärge unustage inimesi õnnitleda ja tervitada läbi minu, ehk siis tellige mult õnnitlus- ja tervitusvideoid. Seniks näeme varsti.